tere! Oskar, sa oled mu lemmik! Sealt tuleb. Eelmise me kaotsime samast seisust. Palju seis jäi? 22-20. Käes on Kalamaja päevade teine päev, kui tegelikult täpne olla, sellepärast et eile me ei jõudnud, eile olime Pärnus oli MotoGP esimene etapp, ülejäänud seltskond on meil juba ammu siin, hommikust saati põhimõtteliselt. Jäätsi järtsime küll nagu vastuda ei viitsi, et mul on nagu kõht tühi, ma ei ole midagi söönud, nii et lähme otsime kuskil mingi burgeri ja siis vaatame edasi. Suur tänu, ei see on video, aitäh teile. 5 palli skaalal raudne 5+. Me ootasime seda juba nii kaua, et siin ei ole variantiga, et see saaks hea olla. Peaaegu sama hea kui Vissimo ja Purks, aga noh, mitte päris. By the way, järgmine nädalavahetus tulge siis kõik Pelgulinna päevadele, et meil on selle maisi 1 või 2, ma näete seal nurga peal festival jala vastas, täpselt on meil Vissimo hoovikohvik, ehk siis ise tehtud vahvlid, limonaadid ja super hea Purks, nii et lahe seltskond ja mängime muusikat ja teeme igasugust pulli seal, nii et tulge kindlasti läbi, kellel vähegi aega on. Mis see Kalamaja päevad nagu kokkuvõttes on, siis põhimõtteliselt üks järjekorras passimine, et võtad Purksi, seisad seal mingi 40 minti järjekorras, noh, siis tahad midagi magusat, lähed, võtad seal jäätsi on ja lastakse sulle nööriga aknasse alla, istud seal oma tund aega järjekorras ja ma arvan, siis on sul sellest üritusest siin paras villad ees ka juba, et nagu terve linna osa nagu põhimõtteliselt nii-öelda pannakse kinni ja kõik hoovid on lahedaid kohvikuid täis, igaüks saab midagi huvitavat nagu teha või näidata või selles mõttes on nagu väga lahe. 2 cappuccinot lihtsalt jääme ja kui aega tekib, kiirelt elab suuks. Jättes on küll, aga õnneks saime 2 cappuccinot. Mis käsi on? Läheb aina hullemaks. Nukki enam pole. Aga naeratad ikka ju? Muidugi. Naeratad see ka mõnegi näolt, ei tohi kaduda. Keer külg ka. Nagu Frankenstein. Mis? Mõtlesin, et võta magustada, sain cappuccino, aga Mihkel ajas mul isu peale. Ja mehel oli õigus. Igati väärt. Pannkoogid, burgerid ja smuutid ja kohvi ja crazy, eks see Kalamaja festival üks toiduargi olegi tegelikult. Nii palju rahvast. Ebareaalne. Aga ei, Balti jamaturg on päris kena. Ikka palju parem kui varem. Ütleme nii, et oli ka aeg lõpuks ka see koht moderniseerida. Nii et thumbs up, kiidan heaks. Aga ilusti mängid. Andekad lapsed, ma ütlen. Meeled uus suvi. Haze Food, Tallinna parim kebab. Mitte, et ma ei oskaks süüa teha, vaid ma lihtsalt ei viitsi süüa teha, aga mitte, et ma oleks ka laisk, sellepärast, et lihtsalt nii palju muid asju on teha kuidagi, et siis sageli on nii, et täpselt minu kodu juures on need kebabiputkad igal pool, on ju. Et nüüd hiljuti tead see pannkoogi maja ka, nüüd ma olen üritanud seal võib-olla hommikuti mingit omletti süüa, aga jah, sageli ma sööngi, ma arvan ikka korra päevas või siis üle päeva vähemalt korra kindlasti söön nagu mingit sorti kebabi. Kastmetega seal lolliks ei lähe, siis ei ole ta tervisele ka väga hull, et nad teevad seal tõesti kvaliteetset street foodi selles mõttes. See on jah nagu rohkem nagu nii, et ma teen ka süüa, aga kui ma teen süüa, siis on nagu pidupäev, see on nagu sündmus. Ma süüa teen, siis ma tahan nagu nädal aega järjest kuulda, et oi, kurat, mul ikka mees tegi süüa jube heal ja aga muidu jah, valdavalt süüa teeb ikka Jacki ja no tal tuleb see nii hästi välja ka, et ega ma talle selles osas nagu konkurentsi ei pakugi. Tore on, kui talle meeldib süüa teha ja mulle meeldib süüa, nii et armastus käib kõhu kaudu, kõik on õige. Varem ei tahtnud ükski sõber mulle järgi tulla, sellepärast et siia teele ei tahtnud keegi oma uue autoga tulla, aga noh, nüüd on nagu okei, nüüd tulevad kõik hea meelega. Kuna ma sain eile alles mingi kell 8 hommikul magama põhimõtteliselt, mul läks eilse episoodiga nii kaua aega, ma jõudsin kell 10 õhtul koju ja töötlesin seda põhimõtteliselt hommikul 8 ja 12 aeg mulle poisid juba helistasid, et kuule lähme Kalamaja päevadele, nii et ma olen sisuliselt ainult mingi 3,5-4 tundi maganud. Nii et ma panen praegu paariks tunniks klapid kinni ja näeme teiega juba õhtul. Tšau! Pumm! Ja nagu plaksti on paar tundi möödus.
tegin kerge une, töötlesin eilsed Mihkli need motopildid ära ja sain selle vlogiga üles pandud, et siis tegin paar tundi kergelt tund ja nüüd Juha lõpetas oma trenniga Kakumäel, ta mängib ranna jalgpalli ja istus mulle ette ühel pool, et mis me teeme. Tead, juba raske ennast praegu üles sajada küll, kui oledki see päeva natukene maganud, tahaks nagu põhimõtteliselt hommikuni välja magada, aga ei, tuleb tegutseda ja ilm on ka elus, nii et Juha ootab mind Kristiines, ma lähen praegu sinna, ta võtab mind peale ja lähme vaatame, mis seal Tivolis toimub. Kui aus olla, siis meie masterplan vedas praegu ikka korralikult alt, sellepärast me mõtlesime, et siin on see suur Ranger, see mis seal kuradi õllekalgi tavaliselt on. Paned ennast riimadega kinni ja lähed ikka kõrgele taevast, sest ma mööda sõites nagu omarust nägin seda, aga tegelikult see on see väike soft, see on see lastekas. Jäin siin Mihklil eelmisest jaanipäevast paar seda rammiauto laksu võlgu, aga noh, sellel veel on käsi praegu niigi sodi, nii et las puhkab natukene, enne kui siin endast tugevamatega rinda pistma tuleb. Paremat plaani praegu ei ole, kui lähme Rimisse, võtame jäätist ja lähme linnahalli juurde ja naudime päikseloengut. Aine? Jah. Seda sõbrad teevad, on. Mis hoopis Mäkki? Tegelikult ühe purksi teeks küll. Ei tee. Täna tehtud juba üks. Okei. See lööge kõik enda Shazami sisse praegu kohe. Mine, kinni. Ei saagi süüa. Tere. Kui Haze Food on mu top number 1 kebaabi choice, siis teine on shaurma kebaab, mis on seal Coca-Cola Plaza kõrval, nüüd Telliskis ka ja kolmas on Favara. Need on mu top 3 ja ma ei tea, teised ei mahu isegi top 10, sest mul ainult top 3 ongi. Okei, Olerexi võib ka nüüd sinna siis top 4 ja 5 sisse kuskile paigutada. Kui jalapeno on sees, siis on juba suur pluss nagu selles mõttes. Kuur. Ei no, jäätis on otsas. Kuidas nii saab? Statoil. Ei ole Statoil. Circle K. Ei saa aru. Statoil. Vaata, mis need lolli mängivad seal kärudega, vaata. Välja teada. Ühesõnaga niimoodi sisustavad meil noored aega siis. Ma ei tea, ma ei oska öelda. Ma olen ka generatsioon Z, aga ma tahaks lihtsalt kuradi ühe jäätise saada ja linnahalli juures päikseloojangut nautida, aga no ei saa, kui Circle K's on jäätis otsas. No lähme katsetame Põhja-Rimist siis ja no kui seal ka ei ole, siis vist peab ise ka kärusi loopima hakkama. Tee puudi, et salde umbes. Tere. Jaa. Kärusid loopima ei pea. Kärusid loopima ei pea, Põhja-Rimi alt ei pea. MC Elvise live. No üks eriti rammus koorejäätis. Lõpetame tänase päeva. Kalamäepäevad olid toredad ja Rocca al Mare Tivoli vedas alt ja Circle K's jäätist ei ole ja ei ole midagi. Elu on lill, super luks, meeldib see linnahalli juurde alati tulla seda päikseloojangut vaatamast, et ma ei tea, siit on kuidagi see kogu see Pikakari või mis see on, see Kopli liinide, see skyline on nii ilus, siit need kraanad ja kõik see nagu hästi lahedad siluetid tekivad sinna, pildistada on ka hästi lahed, sellepärast et linnahall neid fotograaf alati täis ongi. Lõpetamegi selle vlogi sinna ilusa timelapsiga ära ja teie pidage meeles, et olge ilusad, olge mõnusad, olge teineteise vastu head ja hoidke jalgpedaalil ja lõbuorelt kokku ja tšau! Wilson, ei! Wilson.